Doktor, kuidas on muutunud inimeste dieedi ja elustiili harjumused kiviajast tänapäevani ja millist mõju on see avaldanud maksale? No, kui võtta ajajärkude kaupa, siis kiviajal ei olnud eriti süüa-juua ja kogu energia kulutati toidu hankimiseks ja selle tõttu ei olnud ka võimalust koguda rasva. Talude ajastul siin 100-150 natuke rohkem aega tagasi kogu energia läks ikkagi toidu tootmiseks ja toit oli lihtne, tervislik ja kogu see energia, mida siis nagu tarbiti, kulutati ka ära. Nii et selliseid tüsedaid, ülekaalulisi inimesi oli suhteliselt vähe. No siis, kui möödunud sajandi algusest alates tekkisid võimalused ja tekkis esimest korda võib-olla ületootmine, kus toitu jätkus oluliselt rohkem, toitu jäi üle, ei pidanud selle nimel nii palju energiat kulutama ja siis me jõudsime sellisesse, tekkisid juba sellised, hakati tarvitama rohkem selliseid rafineeritud toiduaineid, mis iseenesest ei olnud tervislikud ja jõudsime sellisesse ajajärku nagu heaolu ajajärk koos tehnilise progressiga, kus on autod ja nii edasi, nii et inimestel ei olnud erilist vajadust, sai väga lihtsalt sõita, käia, liikuda, energiat ei olnud kuskil kulutada ja sageli lepiti selliste, rasvaste magusate toitudega, mis on maitsvad, aga samas väga ebatervislikud. Nii et sellised muutused on toimunud praegu inimeste elus, nii et ja sellega kaasnevad ka muutused inimese tervises. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Teile.